kui me räägime suurtest ja tõesti keerulistest objektidest, siis kindlasti üks oluline objekt on Enefiti tehased, millest meil tegelikult turbiinihall on üle antud ja retordihoone on siis lõpetamisel. Retordihoone lihtsalt see on niisugune huvitav fakt, et seal on ligi 7000 tonni terast, mis on sama palju kui Eiffeli tornis. Ja siis veel suurematest on mainitud Narva NPM, Narva magnetmaterjalitehas 25 000 ruutu ja nüüd siis Loovälja lähedal ka Elkogeni tehas, mis on ligi 14 000 ruutu. Ja Elkogeni tehase puhul on see keerukus suuresti tehnosüsteemides, eriti kütte, ventilatsiooni, jahutuse süsteemides. Et seal tehnosüsteemide osakaal kogu ehitusmaksumusest on tavapärasest oluliselt suurem. Ja NPM samamoodi on tehnosüsteemid seal hästi mahukad ja seal võib-olla eelkõige paneks elektritööde peale rõhku, et seal on elektritööde pool hästi mahukas ja keerukas. Ja Enefit on lihtsalt niisugune Eesti mõistes, ma arvan, sellel hetkel, kui Enefiti tööplats täiega töös oli, siis oli ta ilmselt Eesti üks suurimaid ehitusplatsi, kui mitte kõige suurim. Me ei olnud ainukene peatöötja seal oli ehituse peatöötjad, neid oli seal veel, aga me tegime kindlasti üldehituse poole pealt kõige suuremat mahtu. Ja retordihoone on kindlasti ka kõige keerulisem selles mõttes, et see tellija tehnoloogia paigaldus ja meie üldehitus käivad kogu aeg käsi käes, et sa paned seal seda karkassi kokku, paralleelselt läheb tellija tehnoloogia ja siis juba edasi ja ühel hetkel ka katendid ja meie tehnosüsteemid. Et see nii-öelda paralleelne ehitamine ja see töömaakorraldus on kindlasti seal niisugune keerukuse väljakutse. Ma olen iga objekti üle õnnelik ja uhke, vastan nii poliitiliselt korrektselt. Aga ei, see on ka tegelikult siiralt nii, et igas objektis on mingi teatav oma võlu ja nüanss ja keerukus ja isegi mingi väiksem objekt, mis pealt vaadates tundub lihtne, siis on seal ikkagi mingi oma väljakutse ja lugu. Ja ma ise suhestun nende objektidega nii, et kui me räägime ärihoone ehitamisest, siis seda hoonet on ju tegelikult meie kliendile vaja selleks, et oma äri ajada. Ja kui meie saame anda oma panuse sellesse, et meie klientide äri õitseks, siis on see igal juhul ju asi, mille üle on hea meel. Ja kui veel siit edasi ja suuremalt mõelda, siis seeläbi me anname oma panuse ka üldse Eesti majanduskasvuks. Ja teisest küljest, kui teed elukondlikku, siis on see ikkagi sellele inimesele kodu ja elukeskkond, kus ta siis tahab lõõgastuda ja vaba aega veeta. Ja kui sa oled saanud mõne inimese seeläbi õnnelikuks teha, on ka ju kõik elukondlik kinnisvara objekt, mille üle uhkust tunda ja rõõm. Et ma ei tooks siin isegi niimoodi välja mingit suuremat, et mingi peab olema kindel maamärk Tallinna kesklinnas, et siis on ikkagi ehitajana hästi elatud elu. Et igas objektis on oma võlu, vahet ei ole anda siin Tallinnas või kuskil Ida-Virumaa suletud territooriumil, kus tavainimene teda võib-olla ei näegi.